Tere päevast, kolleegid! Ma tahaksin täna välja tuua üsna isikliku küsimuse. Kuidas seda sõnastada? Tegelikult, missugune idikas kasutab tänapäeval sõnu? Öelge mulle, mis te tunnete, nähes seda maalingut? Aga mis sellest? Kui see tekitas mitmesuguseid segaseid ja kahtlaseid tundeid, siis õnnitlen. Meil on täpi pealt samasugused probleemid. Ehk siis võrdlemisi midagi väga väikest suure ja hirmsaga. See on tegelikult arhetüüp, mis istub enamiku inimeste alateadvuses ja töötab põhimõtteliselt tänu assotsiatiivsele mõtlemisele. Ja sageli samastab inimene end millegi väiksega. Aga suures ja kohutavas ta näeb seda maailma ja selle elu mõtet. Ja see on täiesti selgitatav. Kelleks sa tahad saada? Millega hakkad tegelema? Mida lähed õppima? Ei julge minna ja rääkida, kuna kardad, et sind lükatakse tagasi. Türa reaalsus näeb tõesti välja nagu mingi hiiglaslik kraken, kes silma pilgutamata uputab rumalaid ja kaitsetuid inimesi. Ta ei läinud isegi mööda. Anime! 21. sajandi kunstiteos? Trusja! Oih, tahaks ma kihuda. Oih, mul on tõesti kahju. Unustasin täielikult, et olen intelligentses ühiskonnas. Nii et siin me võime seda nähtust jälgida nii sügavates religioossetes animepiltides nagu Evangelion ja natuke vähem religioossem nagu Attack on Titan. Näete seda hiiglaslikku kopsakal lohki, kohakas kuidagi ebamugav, aga see atmosfäär on imekombel kuidagi atraktiivne. Liigagi huvitav on kuidagi vaadata, kuidas suured inimesed einetavad väiksemate inimestega. Aga muidugi ka hentai. On olemas selline tag nagu size difference. Te ei usuks, kui ma ütleks, et ma ei vaata selliseid vastikuid asju. Ma lihtsalt vahel armastan masturbeerida lämmumisega ja pingutades kaela ümber olevat nöörikes. Aga anime on endiselt imeline. Aga samas võiks videos vähem spermi olla ja räägime veits mängudest. Tegelikult mul on terve kanal arvutimängudega seotud. Peab siis vastavalt sobitama. Muidugi vahel tõmbab Robini välja, aga noh, mis seal ikka teha? Minu elus sai see kõik alguse Chaos Legionis. Seal oli vaimustav atmosfäär ja absurdne žüsee. Seal oli värviline pederess, kes jälitas pikakarvali Speedris, kes tahab maailma hävitada, sest tema armastav naine tõmbas survute maale ära. Munnigi ei saa aru, kuidas saab üldse mingit tüdrukut taga igatseda. Ma ei tõuse isegi toolilt üles, et naisel ustavad. Ronige kas või aknast sisse, mul on lege poh. Tegelikult see oli slashers ehk enamus gameplays lihtsalt spämmata ühte nuppu ja tappa kari vaenlasi, kuid bossid nagu tavaliselt olid palju suuremad võrreldes teiste kollidega. Ma võitlesin nendega ja võin uhkusega öelda, et omandasin teadmatult fetiši hiiglaslike olendite vastu. Muide, kõige lähesem ja sarnasem termin, millega seda nähtust võiks kirjeldada, on makrofiilia. Ehk siis seksuaalne külgetõmme suurte inimeste ja suurte objektide vastu. Avastasin selle info video tegemise käigus või siis selle protsessis, kui ma lugesin hentai mangot. Kuid see pole kindlasti päris see. Kõige suurem avastus tuli siis, kui seda mängu mängisin ja läbisin. Ja just siis tekkis mul õudne ärevus. No, tegelikult ma läbisin mängud vaadates PewDiePie Let's Playsid, sest ise ei saanud seda mängida. Mul pole kunagi olnud mängukonsooli. See mäng jättis kõige tugevama mulje nendest kõigist. Ta sundis nüüd uurima ja keskenduma mängu žüseesse, kuigi see žüseet tegelikult üldse polnud. Mäletan, et isegi salvestasin selle naljaka pildi endale. Siin saab võrrelda iga tegelase suurust. Kuid mõnikord tõmbab see fetiš täiesti teistsuguseks ära ja sa hakkad juba ette kujutama, et sa pole enam ohver, vaid tagurpidi. On veel paar mängu, mis vajavad tähelepanu. Dark Souls, kus on suur ja ärritav koletis, kes ei mahu ekraanile ära. Minu lemmik on muidugi kanalisatsioonidraakon. Vahi, kus sööb, no tõesti põrgulik olendna. Suhteliselt hästi kajastub see teema kahe vennamängu kohta. See on nagu otsene kunstiteos. Kui te ei taju, siis soovitan teile sellega koheselt tutvuda. Seal peab juhtima kahte tegelast korraga. Muidugi on kõige parem mängida kahekesi ühest arvutist, aga kui sa oled minu kanali toetaja, siis see on täiesti võimalik ka üksi mängida. Kõige rohkem meeldib mulle see mõte, et miski väike ja nõrk võitleb ja alistab tohutu ja tugeva. See annab lõputu motivatsiooni ja tahte elada. Et mõistaksite, kui tõsine see motiiv on, seda saab jälgida kõige autoriteetsemas ja iidsemas raamatus nimega Piibel. Seal oli lühidalt lugu Davidist ja Goljatist. Igatahes Goljat oli hiiglaslik soomuses vend tõsise relvaga. Ta tuli Iisraeli külla ja hakkas kõiki külaelanikke sõimama ja jumalat endid. Aga keegi Iisraeli rahvast ei julgenud temaga võidelda, kuna ta oli hiiglaslik nagu mu munngi. Kuid kord külla tuli David, väike 16-aastane kleenuke, kes oli Goljatist vähemalt 3 korda väiksem ja kutsub teda võitlusesse. Metallist raudri vastu otsustas David kasutada mingisugust brashat. See on selline geniaalne antiikaja relv, köitesse mähitud kivi. Goljat lähenes, kui David tõmbas hoo sisse ja täpselt pähe. Goljat kukkus ja suri. Lõpp. Sellest loost võite saada palju huvitavaid mõtteid. Kui teile see teema meeldis või konkreetselt see maaling, siis ma soovitaksin teil tutvuda selle autoriga. See on minu lemmik Poola kunstnik
Zdzisław Beksinski. peale makrofiili on tal palju kahtluseid ja huvitavaid maalinguid, ma lausa ütleks. So jego obrazu tsatek piekne tse moi penis prešazva nebiosa. päris kunst on muidugi hea, kuid Rust on parem! You been enjoying your time in prison? I mean, yeah, I got raped in the butt. I'm not gonna lie. It felt pretty good. So, what's been going on in the prison? The prisoners are fucking amazing. 10 out of 10. What's been happening there? Well, there's a lot of rape and knife fights. Anything positive about the prison? Well, What is happening over there? you're going to suck this cock! Please! I'm sorry, I didn't mean it. Just a second. If you do not turn around, you're gay. This is all I can do! Shoot him in the fucking face! Oh, I was fucking shot the fuck off! Yeah, life is good in the hood. He just called me a nigger. Oh my god, dude, stop killing people. I'm